Ma lapsepõlves laulsin poistekooris alti, sitta kanti tegin käsitööd ja kõike sellist manti. Ema aitasin ja lennult taipasin, et onu ennult õues kommi ei või võtta suhu ega ükskõik kuhu, seega värvipaberitest lilli välja lõikasin ja niiba ema või siis isa siis, kui hõikasid, ma kohe tuppa leekisin, et seina peale kleepisin ja kleepisin ja kleepisin ja kleepisin ja kleepisin. Siis emakeeleõpetaja jättis peale tunde, et koma kohta õpetada. Ma tahtsin tema keele peale lõpetada ja tunda elus oma kohta. Ei, ohkas õpetaja. Koma ei käi suvaliselt kuhu. Silma ninna kõrvaauku suhu. Koma omab jooni, alatooni, funktsiooni, peatada lauseid, lõhkuda verbe raisk. Teda sealsamas punnis silmad tilkusid veest, prillid olid eest ja aknalauad ajal jalad haral vahel näpp, röögatas pane asjale täpp, et vähe, veel on vähe, sile lillepotiga pähe ja sain paugu lahti nii, et vähe. Tolmneime karjusin, õpi pealt lugema, aga see pani tunnistusele 3 kuradi kuserott ja pärast sain ikka ema käest sugeda vott. Ma lapsepõlves laulsin poistekooris alti, sitta kanti tegin käsitööd ja kõike sellist manti. Ema aitasin ja lennult taipasin, et onu ennult õues kommi ei või võtta suhu ega ükskõik kuhu. Seega värvipaberitest lilli välja lõikasin ja niipea ema või siis isa siis, kui hõikasid, ma kohe tuppa leekisin, et seina peale kleepisin ja kleepisin ja kleepisin ja kleepisin ja kleepisin. Isa ja ema ütlesid must lahti sellel reedel, kui ma siin vanaema proteese, siga niga oma viga, et ööseks suhu jätad, plätad voodi kõrval norskad värdjas, neelates korskad ja oledki läinud, keegi ei näinud, purskasin mandlisse, lõin kuivaks ema mantlisse ja vanaema suu virutasin hantlisse, sirutasin. Rama margariin libesti, peredraama kiim kibesti, oleme harjunud saama, mitte kandma ja andma, aga edasi oli sedasi, et vanaema palitus, matusala talitus, natuke hala ja auku see kuivanud kala. Peielauas vaatasime, kuidas Jan Uuspõld läheb Tartusse, isal oli pohmakas, ema sai naermise eest tohlaka, ai valu sai, vaatasin Mirtel pohlat ja mõtlesin, et kus see lillepott sai. Ma lapsepõlves laulsin poistekooris alti, sitta kanti tegin käsitööd ja kõike sellist manti. Ema aitasin ja lennult taipasin, et onu ennult õues kommi ei võtta suhu ega ükskõik kuhu. Seega värvipaberitest lilli välja lõikasin ja niipea ema või siis isa siis, kui hõikasid, ma kohe tuppa leekisin, et seina peale kleepisin ja kleepisin ja kleepisin ja kleepisin ja kleepisin ja mõtlesin, et sisenen tööturule. Mida me haliseme ja nurume, parem surume tööturgu, kui laliseme, et elu on sendid, alimendid, mendid, kütavad urgu, õppisin kokaks, avasin äri, pakkusin viinerit häbememokas nimega ime ja näri, infotahvel, uus romantiline rook kahele, võta kahvel, pirtsuta, lirtsuta, suus vahvel, hammaste vahele, putka ette panin lastele kiige, üks päev tuli Riigikogu liige, istus sinna, nõudis häbememokka lakkuda, mul õnnestus talle kurikaga selja tagant pähe kakkuda, tirisin mehe kööki, hele laks, ütlesin, et siin teen ma sööki ja tahad teada, palju on käibemaks ja lasterahad. Lõin lihahaamriga vastu vahtimist, ta küsis, et öelgu ma, mis lahti, mis on lahti, mis lahti sa küsid, mis on lahti, surusin pead pidi keedupotti kuni karv lahti, kleepisin karvad kõhule superatakiga, olin suur mees, nüüd meeletult karvase fakiga, helistasin kohe emakeele õpetajale, mida ta soovitaks noorele lõpetajale. Pole mõtet aega maha raisata, ütles õpetaja, sind tuleb kohe taha ja etteütluses järele aidata. Aeg tuli maa ja mere pealt.